Rutt, kui ma ütlen sulle märksõna Eesti disain, siis milline objekt sulle kõigepealt kohe silme ette tuleb? Kuna me oleme praegu tarbekunsti ja disaini muuseumis, siis kahtlemata tulevad mulle silme ette need objektid, mis mul silme ees on, ehk siis needsamad tööstustoodangu parimad näited, näiteks see tool, liblik, mille peale sa istud, või Martini laud siit kohe meie selja tagant. Eesti on osaline ühes suures projektis, selline väike osaline. Euroopa Liit annab sinna raha, loomulikult peab olema oma finantseering ka, nagu ikka see 15%. Mis projektiga tegu on, mis kasu me sellest saame ja kui palju raha Eestile see sisse toob või annab? See on mitte niivõrd otseselt suunatud ettevõtjatele projekt või ka laiale avalikkusele, aga see on suunatud kaudselt laiale avalikkusele ja Eesti majandusele, ehk siis ta tegeleb disainipoliitikate ja innovatsioonipoliitikate arendamisega. Sest tänase seisuga ka Euroopa tasandil disainipoliitikat ei ole, nii nagu meil ei ole seda ka Eestis. Kogu selle projekti eelarve Eesti jaoks on 770 000 Eesti krooni, see on siis mitme aasta peale ja sellest 15% on oma finantseering. Ehk siis Euroopa Liidu raha kui sellist tuleb kuskil suurusjärgus 650 000. Kas üks tavaline inimene, nagu mina, saab sellest suurest rahapaigutusest ja kogu sellest tegevusest? Mitte otsest kasu, nagu ma juba mainisin, aga see kasu on kaudne, sest see seab ümber riigi prioriteete. Ja loomulikult, kui me tõstame üleüldist disaini teadlikkust, mitte ainult tavainimese, aga just avaliku sektori näol, siis avalik sektor on kahtlemata väga suur disaini tellija, disaini tarbija kui selline. Kui me räägime koolimajadest, haiglatest, nende renoveerimisest, nende sisustamisest, tänavapildist, kogu keskkonnast, et kui nendes protsessides täna kaasatakse disainerit väga vähe, siis kas see tulemus on tavainimesele, kes seda kasutab, oluliselt kehvem, sest ta ei ole nii atraktiivne, ta ei ole nii mugav. Miks seda disainerit vähe kaasatakse? Eesti disainerid ei usaldata või ettevõtjad ei usalda või? Ettevõtjad eeskätt on saanud siiani ka ilma hakkama, sest kui sa teed allhanke korras välismaiseid tellimusi täpselt selliste jooniste ja etteantud meetodite alusel, siis sul ei ole vaja ise tootearendusse panustada. Kui ettevõte hakkab ise tooteid arendama, siis hakatakse pöörduma disaineri poole. Rotermanni kvartal, kus me praegu Rutt oleme, on üks pealine. Ma vist julgen isegi öelda, et terve Eesti selliseid popimaid linnakeskkondi on nõnda. Kindlasti on. Siin küll omanikud kurdavad, et see magistraalid takistavad rahval lähenemale tulla, aga see ongi üks näide kogu linna planeerimisest ja linna disainist. Mis on see, mis teeb temast ühe hästi kujundatud linnakeskkonna? Inimesena sa tunned juba seda ju, et kui sa siin liigud, et see mõjub sulle mugavalt, et sa mõistad, kus asjad on, valgustus on paigas, kõnniteed, et see on loomulikult, ta teeb tavainimese jaoks selle mugavaks, et siit on autod sellest konkreetsest kvartalist välja jäetud, et ta ongi nagu jalakäijate niisugune pind. Et ma ei tahaks küll jätta muljed, et see ongi nüüd see Eesti ainus ja kõige parem näide, et kindlasti tasuks esile tuua ka Rakvere keskväljakut või kas või Harju tänavaparki, et neid hästi disainitud näiteid on ka linnakeskkonnas täitsa mitmeid olemas, aga tuleb tõdeda, et neid on veel vähe. Selle projekti raames me tegelikult ka väga palju kaardistame neid erinevaid disainipoliitikaid ja neid meetmeid, mis teistes maades on, ja kuna meil on kaasatud ka siis majandusministeeriumi esindajad osalema nendes töötubades ja õppereisidel, siis me loodame südamest, et see läheb nagu otse sinna 10-sse, et kuidas seda Eesti disainipoliitikat ja milliseid meetmeid rakendada, milliseid eesmärke endale seada.